meie seda silla ületamist takistada ja pärast ka selle silla ületamist viivitada, et me ei saaks edasi liikuda. Võimalikult meie tegevust pärssida. Pärast tuleb materjali kuulda. Et me peame olema valmis, et Tori asulas on meil vastutegevus ja kõva rünnakud. Selleks ma ütlesingi, et vaadake oma varustus üle, et ei jooksite, et seal tuleb võib-olla hakata kõvasti silla ümber ja silla all jooksma ja edasi. Ujud oskad ikka, jah? Jõhk on sügav jõgi on. Jaa. Nii. Ja mitte vähe. Ja jumala vähe lai ka. Meie omad inimesed Toris on olemas siis üks IKK kompani, ehk siis sisekaitse kompani. Ja reaalne kompani või on tugevdatud kompani? Me räägime praegu ainult reaalsetest inimesed. Ja üks lahingkompani, üks rühm on seal ka. Palju nüüd alles on seda, siis saame näha, kui me sinna jõuame. Meie taga on siis lahingkompani 3. rühm. Ja see on Järva maleva rühmaülem Reinu. Ja meie silla taha jäävad ka siis juhtimine ja kõik muud suksed juurde. Kui me siit alalt ära lähevad, seda teavad meie silla taha. Me liigume siis siit suunda. Tori on siis käega näinud suunad. Põhimõtteliselt see sama jõgi, mis siit läheb, sellest me peame üle saama. Ja kui Tori üle silla saab vasakult kätt jääb põrgu põhja. Ja. Nii, nüüd selle Tori silla õivamise juures on tähtis see, et kui oleme Tori silla õivanud, siis me julgestame ala ja perimeetri, siis seal võib liikuda palju tsiviilinimesi. Et me ei pea tsiviilinimestele jagama informatsiooni enda kohta, et mis masin on meil, mis me teeme nii edasi, aga me peame olema nende kaubakad ja viisakad, eks ole, meil on meie omad inimesed. Siis nii, mis teil veel on teada? Meie ülesanne siis seal, üldine ülesanne suuremas struktuuris on kompani koosseisus reserv, oleme meie siis, eks ole. Ja meie eesmärk on toetada siis Tori silla õivamist ja Tori asula õivamist teises lahinglaines, eks ole. Ja kuidas rühmaülem siis tahab seda teostada, on, et me läheme masinatega, sõidame nii palju kui vähegi võimalik alasse sisse, nii palju kui vaenlane laseb meil tulla, sõidame võimalikult lähedale, jalastume ja alustame siis vastutegevust. Et ja hakkame frontaalist siis seda silda õivama. Meie ülesanne siis konkreetselt on olla reserv rühma vanema juures. Teine ja 3. jagu lähevad siis rünnakule. Kui nendest hakkavad esimesed ära kuukuma, siis meie hakkame asendama neid. Ja meie põhiülesanne on see, et kui mingi jagu on tule all või on hädas, siis kui meil vähegi võimalus on, siis me tõmbame nendest liinidest läbi ja jookseme pressime nagu peale. Töösõnaga me hoiame kogu aeg selle vastast võimalikult maa ligi ja hoiame nagu surve all. Et me ei anna neil võimalust seal ennast paremini sättida ja ka majandada. Ei lase ka laskemona juurde tuua. Ma demineerin ära miinid. Sinust teeme enne tapad enam. Nii. Mis teil väga veel teada? Ühesõnaga, me liigume kogu aeg rühma vanema juures, eks ole. Seal on ka meditsiin ja muud asjad, et kui meil tuleb korraldus, siis liigume, ennem me liigume mitte kuhugi. Nii kaua oleme reserv. Tulejuhi sihtmärgid on üle jõe, neid ei ole teil vaja teada. Kui ma ära suren, siis saate märkida, kui siin on kõik muud asjad kirjas. Siis see Paul võtta ainult. Ma arvan, et me elustame. Nii, ja me liigume siis sedasi, et nagu eelnevalt 3. jagu on kõige ees, siis on teine jagu, siis on Chevy, siis oleme meie. Seekord on siis sedasi, et rühma ülem on teises autos lõpuks ometi ja rühma vanem on siis Chevys, eks ole. Et 3. jagu on siis oma pead tahviga. Ja tagala siis hoolitseb, ehk siis rühma vanem hoolitseb sellest, et rindele jõuaks kogu aeg laskemoon tagant ette. See tähendab seda, et meie peame hoolitsema sellest, et ründel olevad üksused saaksid moona juurde kogu aeg. Ja kui keegi saab pihta, siis haavatud jäetakse sinna samasse maha ja liigutakse edasi. Ja tagant tulevad meedikud, kes siis teevad nad asjad korda ja saadavad kompanii sidumispunktidesse asjadest edasi ära. Siis nüüd kuni kella 12 täna kehtib see sama tunnussõna ja laittunnus, mis oli siiamaani, milleks oli siis Rohi Tamm ja Juust Tubli. Et see kehtib täna kuni kella 12-ni, et jälgige siis neid kellaaegisid ka, et kui te näete, et kell sai 12 või 19 ka, et kehtib uued ajad. Ja uued on siis Kuusk ja Purikas. Kuusk ja Purikas, eks ole. Ja tunnussõna on eesel. Proovige need meelde jätta siis. Tõesti loogiliselt. Tunduvad küll.
kurat, see kurakas jälle. Mamba, mis on selle Pärnu maleva juht, kes seda asja juhib, ma saadan talle info. Ma ei saa sul seda avalikult, siis ma peaks maha laskma. Kuus kurikas ja lahingupapa on ees. Ees, jah, kaks mõtleb, kes oli. Et nüüd on asja kõige toredam osa. Neil on kõigil praegu hinnanguliselt 80 pauku padrunit, on nii või? Just nii. Igaüks võtab nüüd minimaalselt veel 100 pauku juurde. Kuhu me paneme selle? Hea küsimus. Esialgu võite auto peale jätta. Aga tegelikult peaks see moon olema teil kogu aeg kaasas. Et siis, kui te olete kuskil seal silla all ruumis, siis saate ennast jälle täis laadida. Ma võin aidata, ma võtan oma patrullika kaasa, ma võin selle moona sinna panna. Aga jaa, see tähendab seda, meil on vaja 800 pauku veel sinna. Nii, nüüd ma vanema käest saad kätte. Mine. Rähti kammutab. Raami auto peal. Me ei saa anda peale surnud. Kõik surnud või? Jaa. Panegi mitte ühtegi elu seal hinge. Tahaks aidata siit tagasi. Aga käsi ei tõuse. Aga ma olen surnud ju. Seal all ei jää või? Laipa teed! Vahest ei jää surnud alla ikka. Hea koha peal ka. Mitte radisti, kellele esmaabi ei anta. Mule liit ole hea, aita teda natukese. Kes siin on? Vaba tuleb appi! Las nad tiputavad, vaata. Ei, mul naine kodus, ma täitsa kinni. Sa olid ka Raidoja surnud või? On surnud kõik. Laima! Sanitaarlaskega, siin ei ole midagi. Praegu tuli mulle meelde kohe üks Blacki lugu. Kiivrit ka! Kiivrit ka! kuule, see, tee. Ma paigutan su ümber tegelikult. Mine vaata, see esimene suurem puu siin. Minge võtke sinna juurde ennast. Jääte katma seda ala, see on vastase ohtlik ala meil seal. Et vaadake seda poolt sealt eriti. Said laaveli. Jääge sinna nurka seda kohta jälgima.